Hea metsanduslik juht peab armastama metsa ja inimesi. Ja muud ei olegi vaja. Mina olen Margus Reimann ja lõpetasin selle taga Luua kõrgem metsakooli 98. aastal. Ma ei olnud veel siis täisealinegi veel. Siin me elasime üle rahareformi ja siin me elasime üle siis Eesti Vabariigi tuleku ja kõik asjad. Kõik see Luua kooliga mul väga head mälestused. Mõte Luua metsakooli tulla tekkis mul juba 5-aastaselt Tallinna Raekoja platsis, kus ma teatasin emale, et minust saab metsamees. Sellest ajatas, ega mul ei ole tekkinud üldse kõrvale kaldeidki sellest hetkest, et ma ei õpiks metsandust. Ja metsandust olema õppinud läbi oma elu siis. Siin kõigepealt Luua metsakoolis, siis ma töötasin mõnda aega metsavahina, kuid sain aru, et metsavahiamet ei ole see. Selle järgselt läksin ma siis õppima Eesti Maaülikooli, mille järgselt ma siis läksin tööle Ida-Virumaale Ahtme metskonna metsaülemaks. Antud ametikohal ma töötasin siis suurusjärgus 10 aastat. Ja selle sees ma siis täiendasin ennast ka veel Tartu Ülikoolis. Kui ma 98. aastal Ahtme metskonna metsaülemaks sain, siis ma olin vabariigi kõige noorem metsaülem. Ja ma olin siis 23 aastat vana, siis meid kutsuti lapsmetsaülemateks. Võt siuke austav tiitel oli mul. Ma olen olnud lapsmetsaülem ja ma olin nüüd noor juht kuni selle aastani, kui nüüd tulid 2 uut juhti RMK-sse, kes on siis nüüd minust nooremad. Nii et mina olen nüüd ka vana mees. Seda ma võin nüüd Luua kooli kiituseks öelda, et kui ma põhikoolis olin suhteliselt kehva õppija ja mul põhikoolis ei olnud motivatsiooni õppimiseks, siis Luua koolis tekkis mul uuesti tagasi motivatsioon õppida. Ja tänu sellele motivatsioonile oli ka väga lihtne minna nüüd Maaülikooli õppima ja ka hiljem Tartu Ülikooli õppima. Nii et mina ütlen, et Luua kool tegi minust ikkagi täiesti inimese. Selle ajal, kui ma töötasin RMK Ahtme metskonnas, siis ma korraldasin ka raietöid ja metsaistutust ja kõike sellist metsanduslikku tööd. Kuid 98. aastal toimusid RMK-s reformid, mille tulemusele pakuti mul siis uut ametikohta uues loodavas struktuuriüksus nimega metsaparandustalitus, milles me siis juhime ja teeme siis metsaparanduslikku töid ehk siis taristu ehitust ja hooldust. Meie vastutada on siis kogu RMK teed ja kraavid ja karjäärid. Siis kõigi nende majandamine, ehitamine, hooldus, korrashoid. Et kõik, kui te nüüd lähete kuskile seenele ja sõidate mööda uhket RMK teed, siis see on siis meie kätetöö. Nüüd, kus ma siis alates 2008. aastast olen nagu metsanduse kõrvalalal, siis see on metsanduse jaoks nagu väheke võõram teema. Ja me oleme ennast väga tugevasti sellel alal koolitanud ja ka eluliselt kogemusi saavutanud, siis ma olen nüüd Luua kooli palvel käinud mitmeid kursused andmas Luua koolis nii kaugõppijatele kui ka siis täiendõppijatele metsaparanduse alal. Täna olema siis ka Luua koolis õppejõud natukese. Meil on väga oluline, et RMK-sse tuleks tööle metsandusliku haridusega inimesed, et neid on puudu ja me just vaatasime RMK-s nüüd oma tulevikku ja need järgmise 5 aasta jooksul RMK-s on pensionikka saabumas circa 200 inimest. Et tulge metsandust õppima. Et metsandus ei ole kitsas puud ja mets ja kärbsed ja sääsed, vaid et metsandus on ka väga lai. Et meil on täna RMK-s loodud kaugseire osakond, mis satelliitide pealt mõõdab metsa. Meil on droonimeeskonnad loomisel, et meil on IT-osakonnad, mis vajavad metsandusliku haridusega inimesi, et see ei ole ainult see, et sa pead tulema ja olema metsas, vaid et see on täiesti kaasaegne metsandus. Eredamaid mälestusi Luua koolist oli ka see, et meil oli Luua koolis väga tugev kutse- ja meisterlikkuse tiim.
läksime siis 92. aastal Eesti metsameeste kutsevõistlusele selle tiimiga ja me panime seal, saime teise koha. Ja see oli tolleaegsele koolidirektorile Villu Reilenile nii suur sündmus, et ta tegi meile kõigile välja ja siinkohal ma tahan öelda Villu Reilenile õnnitlused möödunud juumelile.